videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund jälle käes. Margus haige, ei saa veel rääkida, aga mina ei tea, ma kujutan küll ette, et ühel päeval tuleb selline hetk ka, kus ta jälle kenasti rääkida saab, sellepärast. No, võt usk peab inimesel olema ja kui räägitakse, et mõni inimene ei usu üldse mitte midagi, siis ega on tal suur osa inimeseks olemisest lihtsalt ära võetud. Usk on midagi taolist, mis lihtsalt peab olema, näiteks õpilasel. Kui tal ei ole usku sellesse, mida ta teeb, ehk siis teisisõnu, ta ei usu, et see, mis ta õpib, on õpitav, see on selgeks tehtav, see on mõistetav, natukene tööd ja vaeva ja näed, saangi aru lõppude lõpuks. Kui ta ei usu sellesse, on see õppimisprotsess hoopis teistsugune ja tulemus ka täiesti teistsugune, ootustele mitte vastav. Kui lihtsalt, ei usu, lõppude lõpuks ei usu mitte millessegi, ei homsesse päeva, ei sõprusesse, ei perekonda, ei juba kirja pandud tarkustesse, ei üldse ei usu mitte millessegi. Vene kirjandusklassikas oli üks selline tegelane, sõber karjus, isa, saage tuttavaks, see on nihilist. Ta ei usu ei armastusse, ei tulevikku, ei usu üldse mitte millessegi. Hea küll, see sissejuhatuseks nii palju, aga nii palju veel, et Margus palus kõikidele meelde tuletada, et suur tänu kõikidele abi eest, mida on siiamaani osutatud loodetavasti. See protsess, kui selline jätkub ja saame rõõmsasti edasi minna. Aga nüüd siis võtakski ette need mõningad tarkused erad, mida on meile meedia pakkunud ja mitte mingisugune kuskilt lääne, ida, põhja või lõuna või ülevalt või alt kuskilt põranda alt tulnud meedia. Ei, see meie igapäevane mainstream, aga üha huvitavamaks läheb, uskuge. Kunagi 15 aastat tagasi oli päris raske kõikvõimalikke mõttekonstruktsioone leida, mis on vigased. Tänasel päeval on läinud see ülimalt lihtsaks, sellepärast, et iga teine hiilgab oma kas seosetusega või mingisuguse fantaasialennuga, millel reaalsusega või isegi poeedi niisuguste lendleva mõistusega mitte mingisugust pistmist ei ole, vaid sulaselge rumalus paistab välja. Aga tänasel päeval on neid leide hästi lihtne teha. Margus Allikmaa ütleb, betoonita saaks Eesti kultuuri teha vaid 2 kuud aastas. Kui betooni ei oleks betoonita. Tähendab, matke maha kõik unistused palkmajadest ja koobastest ja üleüldse. Kas küsimus on ju laialt või laiemalt selline, kas siis kultuuri tehakse? Nii, me tegime valmis ühe kultuuri, täna müüme seda kultuurimajas ja imetlema pääsemiseks tuleb lunastada pilet, mis maksab näiteks 15 või 20 või 50 või 100 eurot. Täna keegi teeb jälle kultuuri, aga samal ajal on ju kultuur midagi sellist, mis ümbritseb meid kogu aeg ja me elame selles kultuuri kontekstis. Mingisugused asjad on siiski veel säilinud ka, et need on lubatavad, need ei ole lubatavad. Siin puhul käitutakse nii, sel puhul naa. Ega tegelikult kultuuri üks määratlus minu meelest päris hea oli see, et kultuur ongi ei midagi muud kui müütide ja tabude süsteem. Päris hea tegelikult. Kui hakkad natukene süvenema, tõepoolest nii tehakse just sellistel puhkudel, nii ei käituta sellistel puhkudel, mõningaid asju ei öelda välja seal ja seal ja seal, mõnes teises kontekstis palun väga ja nii edasi, ega kultuuri kui sellist lõppkokkuvõttes, olgem ausad, ei tehtagi. Me elame kultuuri kontekstis. Võtke kas või tuntud Eesti sellised liitsõnad, massikultuur, näitekultuur, käitumiskultuur, kehakultuur ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me saame neid haute couture lõppude lõpuks, ehk siis midagi ülimat. Me saame niimoodi hästi palju, aga muidu on hoopiski lihtsam. Mul üks hea sõber, pianist,
tõi välja kultuuri määratluse, mis ma olen vist seda siin juba ette ka kandnud, aga mulle see nii hirmsasti meeldib. Kultuur on midagi, mis toimub kultuurimajas, mille ilmumise või toimumise kohta ilmub kuulutus ja mille vaatamiseks, nautimiseks või siis väljavilistamiseks tuleb lunastada nii ja nii palju maksev pilet. Punkt. Kultuurimajade mõiste muide tuli koos Nõukogude võimuga, vana olid nad kas rahvamajad või seltsimajad või midagi taolist, aga kultuurist. Nii, ja nüüd tuleb, ma pakun välja aasta 2026 lööklause. Eesti Keele Instituudi direktor Tavast on toonud välja Keele Instituudi direktor, ma rõhutan siin, kohe saate aru, mis pärast. Ütleb niimoodi, ma loen ekstra maha, ma ei mõtle midagi välja, ei jäta midagi vahele ega mitte midagi. Ma tahaksin nüüd olla Margus Lepa, kes loeks selle erilise paatosega ette. No, ma ei küüni sinnamaani, aga annan oma parima. Keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht. Seda ütleb Eesti Keele Instituudi direktor. Ma ei tea, aga ta ikkagi käib rõõmsalt aeg-ajalt Keele Instituudi uksest sisse ja välja. No aga kui sellised antud juhul küll šarlatanid on ametisse pandud ja selle ametisse panemise eest ei juhtu ka mitte midagi. Muide, Mailis Reps oli see, kes ta ametisse pani ja see on tunduvalt suurem minu meelest süütegu kui kõik need mingisugused kohviveskid ja kõik need muud asjad kokku. See on midagi, mida ei oleks tohtinud juhtuda, aga noh, näete, on juhtunud. Triinu Lukas ütleb niimoodi. Ta on EBS-i ettevõtlusinkubaatori Too-Early juht. No ma saan aru, et see on too early, liiga vana. Ilmselt liiga vara, vabandust. Ta on ilmselt on ka samane Triin Lukas saanud liiga vara juhiks. Aga ta ütleb niimoodi. Akadeemiliselt targad noored jäävad tänapäeva tööturul hätta. Kuidas olla valmis tööturuks, mis muutub kiiremini kui õppekavad? Tööturg, mis muutub, tähendab, kas keegi inimene siis õpib ja armastab ja vihkab ja mõtleb ja areneb ja kõike teeb selleks, et olla valmis mingisuguseks salapäraseks tööturuks. Äkki ta soovib ennast kuidagimoodi hoopiski teostada. Äkki ta ei taha olla turul nagu kartul riiuli peal, mida müüakse mingisuguse kilohinnaga või grammi hinnaga või tonni hinnaga. Äkki ta ei taha olla juba parim enne suure allahindlusega müüdav kaup kuskil tururiiulil. Äkki ta tahab olla kõigepealt inimene. Äkki ta tahab olla kodanik, äkki ta tahab olla pereisa või ema, olla hea laps või vanaisa või ükskõik kes. Sellise suhtumisega, aga valmis tööturuks. Uskumatu, aga ettevõtlusinkubaatorid, see muna on küll nüüd natukene vara pooldunud ja see tibu on sealt välja tulnud ilmselt praagina ja ei ole tegemist ka innetu pardipojaga. Aga nüüd, Terje Talv ütleb niimoodi. Terje Talv on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht. Ma otsisin pikalt ja põhjalikult, üsna põhjalikult, et mis insener on Terje Talv või mis energeetika valdkonnas ta siis tegutseb ja mille ta lõpetanud on ja kuidas moodi ta üldse on hakkama saanud. Ei Tallinna Tehnikaülikooli ega endiselt Tallinna Polütehnilise Instituudi ega ühegi sellise õppeasutuse vilistlaste hulgas teda ei leia. Võib-olla ta on ekslikult välja ja võib-olla ei ole ka. Aga nüüd ja energeetika eksperdiks on ta saanud, see on nüüd küll kirjas, tänu millele. Ta kirjutab ja räägib tuuleenergia rollist Eesti tööstuses ja taastuvenergia eesmärkide saavutamises. Sellepärast on ekspert, et räägib millestki. Ei tea, kellel ta väga meelepärane on olnud, aga mille pärast ma üldse üles korjasin, oli nimelt see. Terje Talv ütleb,
Arvi Hamburg eksitab energia teemadel avalikkust. Kas tema ettepanek on kahjustada majandust? Vastulause Arvi Hamburgi tekstile ERR-is. Nüüd on siis tüüpiline näide sellest, kuidas kokku saavad akadeemik, päris akadeemik, oma valdkonna tõeline ekspert ja asjatundja Arvi Hamburg ja aktivist, kellel ei ole mitte midagi vastu panna teadmistele, kes ei tea ei Ohmi valemit ega ühtegi neist, kes on laetud võib-olla küll tuulelabade najal töötava mingisuguse generaatori poolt või tont teab veel mingit roheenergiat täis. Ja mitte midagi ei ole tegelikult teadlasele vastu panna. Ühelt poolt aktivist ja teadlane. Siin meenub üks niisugune kunagi ühes vaimulikus seminaris muide kuuldud loeng, kus räägiti inimeseks olemisest üleüldse. Ja seda tasub tähele panna mitmel põhjusel, nimelt mõni hakkab praegu nüüd siin irvitama võib-olla, aga ärge veel, kuulame lõpuni. Et kui Jumala looming on inimene ja see on tema ülim looming, ehk siis asetatud arengult kõige kõrgemale altarile üleüldse. Võtame nüüd siin natukene kujundlikult asja, nüüd ei ütle, et kohe nüüd tuleb vana Jeesus ja nüüd hakkab mingisugune usuloeng pihta, ei. On asetatud sinna kõige kõrgemale altarile, siis väga paljudel hakkab seal kõrgel olemisest pea ringi käima, kohutavalt ebamugav. Ja esimene asi, mida ta teeb, ronib sealt alla mööda seda, kas altari jalga või kuidagi moodi, või hüppab sealt suisa alla, sinna all laiuvasse Kõntsa ookeani, imendub seal mingisuguse juurika või tont teab mille külge, mingi teise organismi külge, parasiteerib seal mudas, vähemalt on kindel tunne, pea ei hakka ringi käima, haiseb ja vastik ja kõike lõpuks ta harjub sellega ära. Nüüd, kui seal üleval oma arengutasemelt palju kõrgemal asuv isik peab hakkama selle all Kõntsa sees maadleva, mitte maadleva, vaid võib-olla isegi mõnuleva isikuga mingisuguseidki kontakte looma või milleski läbi rääkima, siis on täiesti mõeldamatu, et ta tassib selle mudaelaniku sinna üles. Mudaelanik keeldub sellest kategooriliselt, ta keeldub sellest kohast, mis talle tegelikult ajalooliselt ja puhtinimlikult ette on nähtud. Ta ei tule sealt välja, see on hirmutav, pea hakkab ringi käima vastik, siin ja küll haiseb ja on paha ja kõnts ümber ringi. Ma olen ise samasugune ja ma olen selle ümbrusega harjunud. See tähendab, sellel ülemisel ei ole võimalik seda alumist sinna enda tasemele tassida. Ta peab tulema sealt alla, laskub selle Kõntsa sisse ja peab hakkama sellega läbi rääkima. Nüüd, tingimused on sellele ülalolijale äärmiselt ebameeldivad, äärmiselt vastikud. Ja nüüd nende omavahelises mingisuguses argumentide esitamises, ütleme siis kas või selles mudamaadluses, on üks oma kodus loomulikus keskkonnas ja see ülemine tunneb ennast niikuinii ülimalt kehvasti ja nendes tingimustes võite kindel olla, et see allolev mudamaadleja võidab seda ülemist päris kindlasti. Ja see kehtib muide väga paljude muude asjadegi kohta. Vaadake, ise oled loll ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et võt, selline lugu siis, mis ilmus akadeemiku ja teadja inimese teadmised ei maksa mitte midagi, küll aga on kõige tähtsamal kohal aktivisti ja sellest tekstist ei maksa üldse rääkida, et ei paista sealt välja tark ja argumenteeritud tekst. Nüüd aga, Kersti Kaljulaid on ka meil selline sõnameister ja nüüd ütleb ta niimoodi. Küll aga avaldas Kaljulaid arvamust, et ütlus, jutumärgid algavad, Sildaru hõbe päästis Eesti jaoks olümpiamängud, on igapidi vale. See on veider küsimus. Ma olen kogu aeg öelnud, et olümpiamedali võitmine on suhteliselt ebatõenäoline, kui sa lähed olümpiale vähem kui 10 medali lootusega. Tõlkige nüüd palun ära, Kersti Kaljulaid. Tegemist on
Eesti Olümpiakomitee presidendiga. no piinlik natukene on, aga võib-olla no häbene väga ei tunne. häbi on, aga lihtsalt ei tunne. See on nagu Kristina Kallas, kes ei ole saanud, muide Kristina Kallas on Eesti käsipalliliidu juht. Ta on lasknud selle alla käia. Ei saa sellega hakkama. Ja siis kuidas on üldse loota kas või seda, et ta Eesti Vabariigi haridusministrina talle usaldatud valdkonnaga kuidagigi moodi hakkama saaks. Ei ole lootustki. Nii, Rainer Saksa tavaliselt ei tsiteeri sellepärast, et noh, see on üsna selline jutt, ei ole kuigi tark, ütleme. Aga nüüd üllatab. Lustlikult. Just selliselt tulekski neid tekste võtta. Rainer Saks ütleb, Iraan lubas hakata ründama Ukrainat, kui too abistab Iisraeli. Põhja-Korea kõmmutas rakette Jaapani suunas. Iraan lubas hakata ründama Ukrainat. Mitte kuskil, mitte midagi taolist, ükski Iraani liider või ametlik esindaja öelnud ei ole. Küll on öeldud aga seda, et kui Ukraina jätkab Iisraeli abistamiseks, siis muutub Ukraina täiesti seaduslikuks sihtmärgiks. Üks asi on öelda, et ta on sihtmärk ja teine on lubadus hakata seda pommitama. Mitte kuskil ta seda öelnud ei ole. Rainer Saks valetab meile kõige otsesemalt. Või ei, aga mine tea, äkki ei oska tõlkida. See võib ka muidugi olla. No jah, aga siin on selle sõja koha pealt on veel üks küsimus tekkinud. Ja mis on siiamaani küsimata. Kus on nüüd need rohelised, kes iga mingisuguse suitseva korstna pärast siin Tallinnas või Eestis laiemalt tahavad ära keelata ahjusid, tahavad ära keelata igasuguste lõkete tegemist, tänu sellele, et mingid osakesed lähevad õhku. Me oleme siis maailma äkki suuremad reostajad. Nõmmel tuleb ahjud välja lõhkuda, sellepärast, et see on kõik kahjulik ja nii edasi, tuleb kütta ei tea millega. Kus koha peal on nüüd need rohelised üle maailma? Sest kui palju lõhkeb nii Ukraina territooriumil praegu, kui ka Lähis-Idas, kui palju lõhkeb seal igapäevaselt kõik võimalikke pomme, muid lõhkekehasid, rakette ja nii edasi. Teada on, et 1 tonn trinitrotoluooli ehk siis TNT, dünamiit, see viskab õhku, see plahvatus tähendab, toob kaasa umbes 1,5 tonni CO2. Liidame ja korrutame natukene neid numbreid, saame mingi hirmuäratava numbri, aga see ei häiri ühtegi, ei rohelist, lillat ega vikerkaare värvilist, see ei ole oluline. Me jätkame samal ajal kogu aeg siin rääkimast, siin on veel üks auto tuli, mis veel tossab ja mis tuleb ära keelata ja sinna tuleb punn ette lüüa. Ja vaata, üks inimene laskis veel püksituulel siin tänaval paisuda. Noh, see tuleks üldse kinni panna, seepärast, et kui palju seal metaani, väävel, vesinikku ja ei tea, mis gaase veel ilmaruumi paisati, no ei tea. Aga huvitav jah, mitte keegi sellest aspektist ja nüüd ei ole ei Kyoto mingit lepingut, ei ole Pariisi lepinguid, ei ole mitte midagi, mitte kuskil. Tähendab, sõjatingimustes võib plärtsutada ja atmosfääri visata nii palju kui kulub. Siis ei ole mitte midagi muud, kuulutad välja, noh tuleb rahuaeg, ütled, aga Eesti on sõjas ja paneme jälle oma kõik võimalikud jaamad käima, saame oma odava elektri ja kõik asjad on lahendatud. Keegi hakkab õiendama, et meil on sõjaolukord ja meil on sõda nende rohelistega näiteks. Vaat jah, aga olgu. Aga siin on, tuli praegu üks niisugune mõte, aga võib-olla kogu selle asja eesmärk ongi see, et panna see naftalaadung kõik seisma. Naftat ei ole, gaasi ei ole ja rohepööre on toimunud. Põletada enam lihtsalt ei olegi midagi. No see, et külm on ja muna jääb keetmata, toht tühja sellega, aga sellest on kõik roheline, kõik seisab. Võib-olla äkki nii.
välisminister Tsahkna hiilgab meil, akadeemik on väsimatu. No ei ole niisugust jõudu ka, mis ta sealt pukist kuidagimoodi alla kisuks või tema loomulikku keskkonda tooks, kuhu ta võiks sobida, ütleme. Tähendab, ta võib inimesena võib-olla äkki, mitte inimesena, isikuna. Võib-olla niisugune väga tubli ja edasipüüdlik ja kõik, aga võt ministriametis. Ega inimene ei olegi ju midagi muud kui rollide kogu. Läheb inimene hommikul, teeb endale süüa, ta on kokaametis, läheb õue, ta on siis kas jalgsi liikuja või autoga liikuja, ta on liikleja rollis. Läheb kooli, on näiteks õpetajast, ta on õpetaja rollis, läheb kooli, siis teistpidi on õpilase rollis. Ja nii edasi, inimesed on kogu aeg mingisuguses rollis. Ühes rollis ta on parem, teises mitte nii eriti, aga mõnes suisa silma paistev. Nii võiks olla ka Tsahknaga, aga välisministeerium on talle küll ilmselt moodsas keeles väljakutse, millega ta hakkama ei ole saanud. Olgu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Eesti valmis USA-ga arutama oma vägede saatmist Hormuzi väina. On valmis arutama, tähendab USA palub, Tsahkna ütleb, me vaatame siin, Don, oota, ma siin arutan natukene ja siis ma mõtlesin. See sarnaneb surematu Šveiki romaanist kahe tentsiku omavahelise jutuga, kes jõid ennast hilja õhtul nii täis, et jutt hakkas sarnanema millegi taolisega. Ja siis ma ütlesin oma kindralile, et nüüd võiks pihta hakata. Ja just niimoodi. Lükkame selle sõja veel natuke edasi. Tentsikud arutab. Samamoodi arutab ka Tsahkna. Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas, et Lähis-Idas toimuv on seotud ka Ukraina sõjaga ning on oluline veenda liitlasi Ühendriikidele appi minema. Nüüd Marko Mihkelson võib paremal juhul teha veel mõne pildi alaealistest, aga mitte minna veenma, kas Macroni või Scholzi midagi kuskil tegema. Tähendab, boks käib kahjuks, mitte kahjuks, õnneks, niivõrd erinevates kategooriates. Aga võib-olla sellel pornopiltlikul ei olegi mitte midagi muud, kui nüüd kuidagigi muud moodi paluda, et rahvas unustage see ära ja näed, nüüd ma olen ju hoopiski niisugune ja ilma minuta oleks see maailm juba ammu lõhki lastud. Juhtkiri. Samas, Eesti ei tohi liituda arusaamatu Iraani vastase sõjaga. Mihkelson ütleb, et tuleb appi minna. Siis tuleb juhtkiri, ei arusaamatu Iraani sõda, mõnele on arusaamatu, mõnele on arusaadav. Välisministeerium Tsahkna ütleb USA aitamise kohta ka. Oleme konkreetse ettepaneku korral avatud kõigele. Me teeme siis ükskõik mida, laseme maha või puhume üles või jätame selle tegemata. Me oleme kõigele avatud. Muidugi, valitsus on avatud olnud isegi pornopiltnikule ja võtab teda kui täiesti arvestatavat inimest. Nii, aga siis veel üks tähelepanek. Alles hiljaaegu intervjueeris Kukus Peeter Espakit otse eetris Mart Mardisalu. Espak väitis, et Iraani rahvas on justkui eesel kandes ajatollade korruptiivset eliiti. Ma nüüd loen maha praegu, milles makstakse kinni kohtunikke ja saadetakse ametikohti. Espak ei viidanud aga mitte ühelegi allikale, millest ta seda järeldas. Mõelgeme nüüd parem enda siin elu peale, kuidas meil ametnikke määratakse, kuidas toimuvad igasugused kohtadele määrlemised, kuidas saadakse kas või ministriks, kuidas on saanud ministriks Tsahkna, kuidas on 2 aastat juurat õppinud ja magistri korraks järsku saanud. Liisa Pakosta on saanud justiitsministriks ja nii edasi. Kuidas need isikud on jõudnud nendele ametikohtadele? Vastupidi, näiteks Iraanis toimuvad valimised, muide, kas keegi teab, kuidas seal toimuvad. Seal hakkab külast asi pihta. Külas valitakse see vend, see läheb edasi ja nii edasi.
kuni siis suuremate igasuguste kollektiivide linnadeni välja. nii et meiega võrreldes on nende valimiste korraldus küll hoopis demokraatlikum, ma ei räägi siin isegi e-valimistest. aga olgu pealegi. noh, Külli Taro ütleb Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse instituudist. lobitöö on huvikaitse osa, kuid kogu huvikaitse pole lobitöö. lobitöö on huvikaitse osa, mis tähendab huvikaitse? ma kaitsen oma huvisid või on üks sõna huvikaitse, kuid kogu huvikaitse pole lobitöö. see on midagi taolist, mida tuleks hakata uurima. võtad pliiatsi kätte, vaatad, kus on selle pliiatsi ots. see ilmselt, see alumine, järelikult see teine on algus ja see on lõpp. pöörad aga pliiatsit tagurpidi, on hoopiski see algus ja see on lõpp. ja Nurkse instituudist tullakse kindlasti järeldusele. järelikult ei ole pliiatsil ei lõppu ega ka algust. järelikult on ta midagi lõputut, samas puudub tal ka igasugune algus. kas pole ilus? soovime sealsetele akadeemikutele jõudu. nüüd, kui räägiti sellest kaatrist, mis ümber läks kuskil kaugetes vetes, alguses öeldi, et see on Frontexi laev. Frontexi laevast sai Eesti piirivalve kaater, mis osales Frontexi operatsioonis. mida tegi seal Eesti saadik seal peal? ja siis on kirjeldatud seda, kuidas kaater paiskus järsku kummuli. kaater niisama järsku kummuli ei paisku ja põlema ei lähe. aga no, meie meediamogulid ütlevad, et on niimoodi. siis järelikult on. Toomas Hendrik Ilves ütleb, jätkab. ma ei tea, kuidas tal selle Ärma taluga on siiamaani maksmata vist või, aga no olgu pealegi. ütleb niimoodi, Eesti on nähtamatu. Kadriorg vajab intellektuaalselt välispoliitilist majakat. intellektuaalset ja välispoliitilist majakat. ta peab silmas ilmselt iseennast. aga noh, jätab targu ütlemata, et mina see ju olen ja mina see ju olla võiksin, aga Eesti on nähtamatu. kui on Eesti nähtamatu, siis pole mõtet siit alates edasi ju rääkida. kui on Eesti nähtamatu, on nähtamatu ka tema Riigikogu, parlament ja kõikvõimalikud muud asjad. nii et see esimene väide teeb kogu järgneva jutu täiesti mõttetuks. muide, Peeter Tulviste on oma raamatus kirjutanud väga ilusti, mismoodi ühiskond tegelikkuses valmistab ette kõikidele oma alamatele sellised vajadused. me kujutame ette, et inimesel on iga välja kujunenud vajadus, ta tahab süüa, ta tahab kemmergus käia ja edasi, ta tahab armastada ja armastatud olla ja mingil hetkel tekivad mingisugused tungid ja nii edasi. aga vajadused tekitab väga sageli ühiskond ehk siis ühiskondlik monopol, mis on väga sageli valitsuste käes, kes omakorda võib neid korraldusi loomulikult kuskilt mujale võtta. tähendab, ta tekitab sulle sellise vajaduse, et nüüd peab olema roheline, nüüd pead rääkima seda juttu, sul on vaja seda rääkida, aga see on sulle sisendatud. Need on need ühiskondlikud pealesuundumused, need ei ole mitte sinu enda vajadused, vaid need on sulle juurde poogitud ja kui seda tehakse targasti, siis sa ei saa sellest ise aru ka, kujutadki ette, et need on tegelikult sinu enda isiklikud vajadused. võtke nüüd natukene hoogu tagasi, ei ole. Need on sulle külge poogitud, sisse juurutatud, kultiveeritud. nii. nüüd on Paul Lepp on tulnud välja päris huvitava mõttekäiguga CO2 puhul. ja nüüd, et ma ei mõtleks siin midagi välja, ma katsun selle ette lugeda sellisel viisil, et te sellest midagi ka aru saate. mõtlen, nii puudu Margusest, ta loeks selle ilusti rahulikult ette, artikuleeritult, aga ma proovin.
Paul Lepp kirjutab niimoodi: kuulasin täna Nõmme raadio lõunatundi ja mainiti heitmekaubandust. See tuletas mulle kohe meelde, et olen selle teemaga ise ka lähemalt ju kunagi tegelenud. Börsindusega kogemus olemas, kuigi heitmete teemal spetsialist ei ole, vähemalt ei pea ennast selleks. Igatahes ainuüksi sellele mõeldes tekib masendus, aga avaldades sellekohase loo, tunnen kergendust ja siin ta tuleb. Tänapäeva finantssüsteemid on eemaldunud reaalsest majandustegevusest. Börsid, kauplemisplatvormid ja finantsinstrumendid loovad illusiooni tootlikkusest, kuid tegelikkuses teenivad kasumit vaid vahendajad ja spekulandid, samal ajal kui ühiskond ja tarbijad kannavad kulud ehk maksavad selle kõik kinni. Eriliselt terav on olukord heitmelubadega. Kas algselt loodud süsteem, mille eesmärk oli piirata kasvuhoonegaaside heidet, on muudetud spekulatiivseks turuks, kahtlen. Minu kindla veendumuse kohaselt oli see juba algselt geniaalne kuritegelik plaan, finantsspekulatsioon. Lubadega kaubeldakse hinnatõusu ootuses, hoitakse portfellides ja müüakse hiljem kallimalt. See ei vähenda saastet, vaid loob uusi turuvõimalusi kasumi teenimiseks inimeste tasku arvelt. 2025. aastal ületas Euroopa süsinikuturu käive 800 miljardit eurot, kusjuures suures osas ei olnud tegu tööstusettevõtete tegelike heitmete katmisega, vaid finantsinvesteeringuga. Süsteem võimaldab vahendajatel ja pangandussektoril teenida kasumit ettevõtete, inimeste ja riikide arvelt, muutes keskkonnapoliitika tulutoovaks spekulatsioonimänguks. Euroopas toimib alates 2005. aastast süsteem nimega European Union Emission Trading System, EU ETS. Selle ametlik eesmärk on piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Praktikas tähendab see, et suuremate saasteallikate, see tähendab elektrijaamad, tööstusettevõtted, lennundus ja alates 2024. aastast ka meretransport, ettevõtted peavad iga tonni CO2 või ekvivalendi eest omama vastavat Euroopa Liidu heitmeluba, see on EUA, European Union Allowance. Üks luba annab õiguse paisata atmosfääri 1 tonni CO2 ekvivalenti. Süsteemi pooldajad rõhutavad, et tegemist on turupõhise mehhanismiga, mis annab saastele hinna ja suunab investeeringuid puhtamatesse tehnoloogiatesse. Pooldajad kiitlevad, et tänu EU ETS-ile on kaetud sektorite heitkogused vähenenud umbes 50% võrra võrreldes 2005. aastaga. Kuid ülemaailmsed kasvuhoonegaaside ja CO2 heitmed on jätkuvalt kasvanud, ulatudes 2025. aastal rekordtasemele umbes 38 miljardit tonni ning prognoosid näitavad jätkuvat kasvu. Kahjuks on sellest ärist kujunenud üks maailma suurimaid spekulatiivseid finantsturge, kus vahendajad ja investorid teenivad märkimisväärset kasumit ilma reaalse tootmistegevuseta. EU heitmelubade turg on kasvanud tohutult. 2024. aastal ulatus kauplemise kogukäive, turnover inglise keeles, umbes 845 miljardi euroni, veiti raport 2025. aasta ülevaade, kasvades 8% võrreldes eelmise aastaga. See number hõlmab nii spot-tehinguid kui ka tuletisinstrumente, future optsioone. Keskmine CO2 hind oli 2024. aastal umbes 65 eurot tonn, esmaraportist on see võetud, kuid 2025. aastal kõikus see vahemikus 60 kuni 80 eurot tonn, keskmiselt siiski 75 000 eurot tonn. Kaubeldud maht ulatus 2024. aastal, mil kaubeldi koguseliselt umbes 9,7 miljardi Euroopa Liidu heitmelubaga, kus iga luba annab õiguse, nagu öeldud, atmosfääri paisata umbes 1 tonni CO2. Turuväärtuse käive oli hinnanguliselt ligi 845 miljardit eurot, nagu öeldud. See näitab, et turg on kasvanud palju suuremaks kui pelgalt regulatiivne mehhanism. Kogu käive läheneb triljonile eurole.
see turg on puhtal kujul spekulatiivne, kus domineerivad finantsosalejad, kuigi süsteem loodi eelkõige just tööstuse ja energiaettevõtete heitmete piiramiseks, on turustruktuur muutunud. ESMA 2025. aasta raporti kohaselt moodustasid investeerimisfirmad ja krediidiasutused 2024. aastal umbes 63% kogu kauplemismahust ja positsioonidest. Suur osa tehingutest ei tulene otsesest vajadusest katta oma heidet, vaid finantskauplemisest, spekulatsioonist hinnatõusule või langusele. Praktikas toimib see sarnaselt teiste tooraineturgudega, nafta ja kuld täpselt samamoodi. Ostetakse lubasid hinnatõusu ootuses, hoitakse neid portfellis ja müüakse hiljem kallimalt. Selline tegevus ei vähenda otseselt saastet, kuna kogused lubasid on ju piiratud, kuid mõjutab hinda ja kasvatab finantsettevõtete tulusid. Vastavalt ka siis tootlike ettevõtete kulusid loomulikult. Heitmelubadega kaubeldakse peamiselt European Energy Exchange, peamine oksjoni futuuriturg, Intercontinental Exchange, ICE, suurim futuuride optsioonide platvorm. Lisaks tegutsevad spetsialiseerunud vahendajad ja konsultatsioonifirmad, näiteks Vertis, Environmental Finance, ilmselt niimoodi, South Pole STX Group ja teised. Nende ärimudel põhineb vahendamisel, portfellihaldusel, riskijuhtimisel ehk spekulatiivsel kauplemisel. Kuidas see kõik mõjub majandusele ja hindadele? Kõrgem CO2 hind tõstab otseselt tootmiskulusid ettevõtetes, kus heide on suur. Elektrijaamades, eriti kivisöe ja gaasipõhised, terase, tsemendi ja keemiatööstus, lennundus ja meretransport. Alates 2027. kuni 2028. aastast hakkab Euroopas, sealhulgas loomulikult siis ka Eestis, bensiinil ja diislil kajastuma CO2 hind. See tähendab, et kütusemüüjad peavad maksma heitmete eest ning lisama selle kulu automaatselt kütuse hinda. Õnnitlen, sealt tuleb veel üks tõus. Praktikas võib see tõsta bensiini ja diisli hinda umbes 10–50 senti liitri kohta, sõltuvalt süsiniku hinnast. Seda süsteemi tuntakse ETS2 ehk laiendatud Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi raames rakenduva süsinikumaksuna. Natuke veel kannatage ära. Need kulud kanduvad edasi lõpptarbijatele ja tungivad igasse eluvaldkonda, mida kogeme ju igapäevaselt. Kõige äärmuslikum on see, et meie eurooplastena maksame kinni kogu maailma heitmete eest väikesele grupile spekulantidele. Et nemad saaksid rikastuda, justkui oleksime ise mingisugused kurjategijad, keda karistatakse, samal ajal kui tõelised süsteemi loojaid ja elluviijaid see üldse ei puuduta. Muide, ja nüüd lõpetuseks. Euroopa osa kogu maailma heitkogusest on umbes 5–6%. Nii et ja sellele vaatamata maksame selle kõik kinni, ägiseme, et meil pole võimalik enam elektri eest maksta. Aga süsteemi osad töötavad just niimoodi. Praxise juht ütleb meile. Ma loen jälle ette, sellepärast, et muidu keegi arvab, et ma mõtlen siin ise midagi välja. Mõttekoda hoiab lõhestunud ühiskonnas fookuse faktidel. Mõttekoda hoiab lõhestunud ühiskond. Kust ta võtab, et ühiskond on lõhestunud? Mingid ühiskonnaalasid uuringuid meil ei ole. Tal on mingisugune tunne. Tähendab, tal ei ole selle kohta mitte ühtegi fakti. Aga fookus hoitakse faktidel. Aga just nii need töötavadki. Praxise juht TV Mägi, uus juht, ütles, et mida polariseerunumaks muutub avalik debatt, seda olulisem on hoida fookust faktidel ja sisulisel dialoogil. Praegu on Praxises vaatluse all mitmed olulised teemad, näiteks kuidas maskuliinsuse narratiivid meeste elu mõjutavad. Kuidas maskuliinsuse narratiivid meeste elu mõjutavad. Praegu on Praxisest käsil ülimalt oluline teema, mille ma just ette lugesin. See on fakt. Ei tea, kuidas see käib. Nüüd veel midagi. Kui keegi mulle ütleks, ma arvaks, et inimene on kas joonud, tarvitanud midagi muud
või on magamata või on kukkunud või on Tsahknat sündroomiga tegemist. doktoritöö, inimkaugem kodukujundus hoiab elaniku vaimu virge. Inimkaugem kodukujundus, kellele te seda kodu siis kujundate, aga inimkauge, see tähendab, et inimestest on see kodu kaugel, teistest või siis üldse inimestest või ütlen lause veel ja see on doktoritöö. Inimene saab sellest doktorikraadi. Inimkaugem kodukujundus hoiab elaniku vaimu virge. Me õnnitleme kõiki värskeid doktoriks saanuid. Väga vajalik teema, väga hea sõnastus, väga selge ja ei oskagi öelda. See tähendab, et doktorist on asi veel kaugel. Ütleb niimoodi, praegu disainitakse kodusid, aga ka neis leiduvaid esemeid lõplike toodetena ja inimkeskselt. Tähendab veel kord, praegu disainitakse kodusid, aga ka neis leiduvaid esemeid lõplike toodetena ja inimkeskselt. Tartu Ülikoolist kaitstud doktoritöö autor pakub aga välja tööriista, millega luua kodude asemel tähendusrikkamaid eluruume. See tähendab, kodu sul enam ei ole, aga sul on tähendusrikas eluruum. Taolised ruumid teeksid elanikust aktiivse ja loomingulise kaaskujundaja. Šveigis oli üks peeretaja ja keegi oli poolpeeretaja, sellepärast et ta oli liiga noor. Peeretaja, see oli selline täis, full idioot, täis, valmis, täis segane. Aga poolpeeretaja oli see, kes vanuse poolest lihtsalt ei andnud seda välja. Aga hea küll. Aga doktoritöö, sellel doktoritööl on ju juhendaja, seal on mingisugused kriitikud, kes peavad selle kohta midagi arvama. Selle kohta, jah, aga olgu. Kui Tartu Ülikool peab sellist teaduse tegemist võimalikuks ja peab seda teaduseks, siis palju õnne sellele ülikoolile, võiks kinni panna. Tagurpidi tulevikušokk, uskumatu, kuidas Eesti magab maha oma enneolematu võimaluse tohutuks arenguhüppeks. Eesti magab maha, tähendab, kes magab enneolematu võimaluse tohutuks arenguhüppeks. Riigi valitsemises, hariduses, rahanduses, kõikjal saaksime teha, ja kuulake nüüd, hoomamatu arengu. Me saaksime teha arengu, mida ei ole võimalik hoomata. Milline on see areng, mida ei ole võimalik hoomata, millest ei ole võimalik aru saada, mida ei ole võimalik näha, mida ei ole võimalik kirjeldada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Seda ütleb meile tiimijuht iduettevõttes ja konsultant takkajärgi veel. Tohutu hüppe. Aga konsultant las hüppab ise ära ja vaatab, kuidas hüppe õnnestus. Kristen Michal ütleb meile, seisame tugeva ja vaba Euroopa eest, konkurendid võitlevad sellele vastu. Kes need konkurendid on? Ei tea. Kriiside rägastikus soovivad Eesti ja Euroopa inimesed, et Euroopa Liit oleks tugev ja tõhus ega lammutataks senist koostööd, mis loob tugevamat, ühtsemat ja otsustavamat Euroopat. Selle nimel tegutseme. Me õnnitleme Michalit sellise suurepärase lause pärast. AI ilmselt ei oleks suutnud sellist seosetut juttu kokku panna, aga meil on peaminister, kes suudab. Muide, linnahalli koha pealt ka üks väike niisugune nüansikene, kui praegune Tallinna linnapea ütles, et võiks ära lammutada, siis arvata on, et sellise akustikaga saali, nagu seda on linnahallis, enam ei ehitata. Sellepärast, et see pole majanduslikult kasulik. Vaadake neid plekktünne, mis on ehitatud, kus kontserdite korraldamine, seal Rocca al Mares ja mujalgi, on üsna raske. Tõsi, see hall, mis on endise, mis praegu Solarise keskuse juures on, selle akustikaga ei ole väga vigagi, aga selline, nagu on linnahall ja selline amfiteater
sellist praegusel ajal enam püsti ei panda. muide, tuletame meelde ka näiteks televisioonimajas, kus olid stuudiod, need suured stuudiod, seal olid ka ju stuudiod ehitatud selliselt, et põrand oli omaette betoonploki peal, mis seintega kokku ei puutunudki. See tähendas, et vibratsioon oli praktiliselt olematu, isolatsioon oli suurepärane ja seinad olid põrandast eraldi. See tagas stabiilsused, see tähendas seda, et igast möödasõitev transport või siis mingisugused põrutused, väiksemad maavärinad ei oleks ka sellele mitte midagi teinud. Aga sellisel viisil ei ehita enam mitte keegi, vaadatakse kõigepealt rahakotti, iga arhitekt teeb endale järgmise ehitusega monumenti ja kahju sellest selles mõttes, et iseenesest väga unikaalne ehitis ja kõige suurem kahju ilmselt on selle sama Linnahalli saali akustika pärast, mis kaduma, kaob ilmselt jäljetult. Nii, ja siis veel üks asi. Swedbanki rahatark Mari-Liis Jänes rääkis Kuku raadios, et ütles niimoodi, et leedukad küsivad temalt, mida see rahatarkus teil tähendab. Ja Mari-Liis tõlgendas seda lõunanaabrite koolihariduse mahajäämisena. Et leedukad ei saa aru, mis ta rahatarkus tähendab. Aga ta ei tea ühte asja, võiks vähemalt kurssi viia enda sellega, et leedukad sellisel viisil nagu meie raha või siin Eestis raha ei laena. Kui võetakse mingiteks kindlateks projektideks ja raha igasugusteks korteriteks, autodeks ja muudeks sellisteks asjadeks tarvitatakse hoopis palju vähem, kui seda tehakse näiteks Eestis. Siit ka see küsimus, et mis see rahatarkus on, sellepärast, et kogu eestlase elu on ju, kõik on võlgu. Üks võlg õiendatakse mingiks 20-30 aastaga ära, siis võetakse kohe järgmine. Ja nii edasi. Tegelikult see on minu kodu, kellele ta kuulub ju tegelikult pangale. Kelle auto sul on, ka see on liisingus, see on ka panga oma. Ja nii need asjad käivad. Nii et mõtleme nende asjade peale vahepeal. Kui oli midagi sellist, mis huvi pakkus, võite lähemalt ka järgi vaadata. Kui on midagi sellist, millega te nõus ei ole, andke kõva häälega teada. Me oleme nende järelkajade ja arvamuste üle ainult rõõmsad, päris siiralt kohe, sellepärast, et ei ole siin kõnelejad ka need kõige viimase instantsi targad, et kõike teavad, kõike oskavad ja kõike tunnevad. Ei, kaugeltki mitte. Ja rare humanum est, ehk siis eksimine on loomulikult inimlik. Täna hakkame siit otsi kokku tõmbama, täname veel kord kõiki annetajaid, kes on meid toetanud. Ja tore on, kui saate seda edaspidigi teha. Ja lõpetuseks, kus siis ilma selleta, meie püha sõda läheb loomulikult edasi.